Tere tulemast järjekordsele Libraluresi lantide tutvustavale videole. Minu nimi on Hubert ja täna on mul rõõm näidata teile järjekordset bassseeria lanti, milleks on Vecchi. Alustame! Te olete juba saanud meie YouTube'i kanalil näha Fatsticki, Basskrasit, Twister-vormi ja Bass-Linkfilment vormi. Nüüd on aeg Vecchi jaoks, mis tuleb tunnistada, on üsna ebatavaline lant ja uskumatult alahinnatud kalameeste seas, kes sooviksid püüda suuri kohti, ahvenaid, aga eelkõige forelle. Siin ongi Vecchi, mis erineb eelmistest lantidest märgatavalt. Muidugi on see valmistatud samast materjalist. Uskumatult veniv soolalisandiga ja griljaroomiga. Siiski erineb see lant eelkõige oma kujult. See on 5 tolli ehk 12,8 sentimeetrit pikk ja siin näete tema iseloomulikku ehitust. Vecchi on loodud, nagu nimigi ütleb, Vecchi-rigi jaoks ehk siis külgsuunas rakendamiseks, tänu millele see lant liigub väga kenasti, mida te varsti vees ka näete. See on tõesti üsna suur uss, millega saab püüda selliseid kalu nagu ahvenad, koha või ka korralikud forellid. Selles rakenduses, millest ma rääkisin, ehk siis Vecchi-rigis või ka vertikaalpüügil, on see uskumatult tõhus just siis, kui seisame näiteks mingil künkal ja tõmbame seda landi järjest lähemale enda poole, otse oma paadi alla. See on uskumatult tõhus ka jõeforellide püüdmisel. Aga kuidas täpselt seda relvaks teha? Sest siin näeme just sellist landi. Kohe näitan ka Vecchi-rigi, aga selle landi puhul on üks väga äge nipp, mida ei saa kasutada nende eelnevalt mainitud kummilantidega. Siin on mul Vecchi ja siin teie ees on juba üks Vecchi, aga jagatud 2 erinevaks rakenduseks. Tavaliselt on sellises pakendis 8 Vecchi landi, aga selle nipiga saame 16 kummilanti tõhusaks püügiks. Eriti sobib see püügiks kohtades, kus on suur kalameeste surve. Kalad on juba igasuguseid lante näinud, aga just selline nipp võimaldab meil neid üllatada, eriti siis, kui saame landile ise liikumise anda. Meie õng võimaldab meil kõike kontrollida. Tänu sellele saame landile anda ainulaadse mängu. Lisaks, kasutades näitena netrigi pead, saame sellise elastse riba probleemideta põhjale asetada. See näeb vees kena välja ja eriti sügistalvisel perioodil töötab see kindlasti hästi kalapüügil. Aga ilma pikema jututa vaatame, kuidas see vees välja näeb. Näitasin seda juba netrigi näitel, aga pea. Näitasin seda juba nedrigi näitel, aga ka tavaline pea. Tavaline jigipea sobib samuti hästi, sest sellega saab landile anda veidi agressiivsema mängu ja püügikohti palju kiiremini läbi töötada. Kui tahamegi just nii püüda, vaatame, kuidas see vees välja näeb. Aga Vecchit saab varustada ka offset-konksudega, nagu siin näete Jig-rigi näitel. Offset-konks sobitus siia väga kenasti. Tänu sellele saame püüda ka kõige raskemates kohtades. Ja vaatame, kuidas see vees töötab, sest uskuge mind, sellise tükikese landi peale läheb ligi nii mõnigi röövkala. Aga nagu nimigi ütleb, Vecchi vorm ehk ideaalne lant Vecchi-rigi püügiks. Nii me sööta seadistame. Konks torgatakse siia risti keskele ja tänu sellele töötab lanttõmmetel just sellisel moel. Aga vaatame, kuidas see vees välja näeb. Usu mind, see toimib kindlasti paadist ilusa ahvena või koha püüdmisel.
Nagu nägite, Fatboy Veggie vorm on tõesti universaalne lant, millel on väga huvitav mäng. Te peate kindlasti ise oma püügikohtades selle järele proovima. See sööt ajab asja ära, eriti kui kalad pole aktiivsed või otsivad sinult muud lahendust. Kuulge, see olekski kõik selle video kohta, kus tutvustasin teile Fatboy Veggie vormi. Loodan, et teile meeldis, sest see lant teeb kindlasti tööd mitmelgi püügikohal. Andke teada, mida arvate sellest landist ja kas olete ise varem sellist tüüpi lahendusi kasutanud. Kui vajate rohkem infot meie lantide kohta, siis kindlasti vaadake meie kodulehte või libralures.com. Seal leiate lisaks kehtivale kataloogile ka lante, mis varsti poodidesse jõuavad. Ja kui jälgite meie sotsiaalmeediat, siis suur aitäh teile! Kui te seda veel ei tee, siis tulge meie Facebooki ja Instagrami lehele, pange sellele YouTube'i kanalile subscribe ning andke videole pöiale üles ja isiklikult kutsun teid ka meie TikToki kontole, kus mind kõige sagedamini näeb just libralures lantidega vee ääres. Seal näitan, kui tõhusad need tegelikult on. Näeme järgmises videos.